Vaatame, kuidas vabaneda irratsionaalsusest murunimetajas. Olgu meil antud murd 8 jagatud ruutjuur 6-ga. Kui ma nüüd korrutan ja jagan murulugejat ja nimetajat mõlemat ruutjuur 6-ga, siis murunimetajas tekib meil ruutjuur 6 ruudus. Murulugejas 8 korda ruutjuur 6. Nüüd me näeme, et murunimetajas ruutjuur ruudus annab meile vastuseks 6 ja olemegi lahti saanud siis irratsionaalarvust murunimetajas. Loomulikult on siin võimalik praegu sooritada ka taandamine, mille me kindlasti teeme, jagades lugejat ja nimetajat 2-ga. Saame tulemuseks 4 ruutjuur 6 jagatud 3-ga. Nüüd lugeja ja nimetaja korrutamine ühe selle sama nullist erineva arvuga, teame, et siin on tegemist muru laiendamisega ja tegelikult me ei peagi välja kirjutama teda niisugusel kujul, vaid võime märkida ka laiendajana. Näiteks olgu meil murd 10 jagatud ruutjuur 5-ga, siis märgimegi, et laiendame seda murdu ruutjuur 5-ga. Nüüd muru nimetajas ruutjuur 5 korda ruutjuur 5 annab 5 ja lugejasse 10 korda ruutjuur 5. Jällegi saame sooritada siin taandamise või ka mõelda 10 jagatud 5 annab meile 2 ja saame tulemuseks 2 ruutjuur 5. Nüüd nendes kahes esimeses näites oli meil muru nimetajas ruutjuur ja siis oli selleks, et sellest ruutjuurest lahti saada, oli vaja siis laiendada ta samuti ruutjuurega, sest ruutu võtmisel ruutjuur kadus meil ära. Nüüd võtame järgmise näitena kuupjuure. Kui ma nüüd korrutaksin kuupjuur 2-ga läbi, siis tekiks mulle kuupjuur 2 ruudus ja sellega juur ära ei kao. Minu sooviks oleks, et mul oleks siin kuupjuur 2 kuubis, siis kuupjuur ja aastaendaja 3 elimineeruvad, jääks meil järgi ilusasti 2, nii nagu meie sooviks oleks. Selleks, et saada siis siia 2 kuupi, oleks meil vaja laiendada kuupjuurega 2 ruudust, sest siin on aastaendaja 1, siin aastaendaja 2, kokku annavadki nad korrutamisel aastaendajad liidame, annab meile astme 3. Muru lugejas ongi siis 4 korda kuupjuur 2 ruudust ehk 4 ja oleme saanud omale siis avaldise kujule, mida saab ka taandada. See on siis 2 kuupjuur 4. Sama mõõtekäiku saame siis korrata ka teiste juurte korral. Näiteks meil on 1 jagatud 5 juur B ruudus. Eesmärgiks on, et muru nimetajasse tekiks 5 juur B astmel 5. Jällegi, millega pean laiendama. Mul on siin aastaendaja 2, tahan, et oleks aastaendaja 5, seega laiendame teda siis B kuubiga. 2 + 3, aastaendaja tuleb 5. Ja muru lugejasse jääb siis 5 juur B kuubist ja oleme saanud irratsionaalsusest lahti ja muru nimetajas on meil lihtsalt B. Nüüd järgmisena vaatame paari näidet ka sellest, kus meil ei ole siis tegemist mitte konkreetse irratsionaalarvuga, nagu siin oli ruutjuur 6 või ruutjuur 5, vaid tegemist on avaldisega. Näiteks 6 jagatud ruutjuur 5 miinus ruutjuur 2. Nüüd siin selleks, et irratsionaalsus ära kaotada, tuletame meelde tuttavat valemit A miinus B korda A pluss B, mis annab tulemuseks A ruudus miinus B ruudus. Kõik algebrast teavad meil seda valemit. Nüüd meil on põhimõtteliselt olemas selle valemi esimene tegur A miinus B. Kui ma laiendaksin teda nende samade liikmete summaga, siis ma saaksin tulemuseks esimese liikme ruudu ehk 5 ruudu, mis annab meile 5, miinus teise liikme ruudu ehk ruutjuur 2 ruudus, mis annab 2 ja sellega olen ka irratsionaalsus ära kaotanud. Seega laiendan siis seda murdu ruutjuur 5 pluss ruutjuur 2-ga. Nüüd muru nimetajas ongi siis esimese liikme ruut miinus teise liikme ruut ja muru lugejas on 6 korda nende juurde summa.
Ja kindlasti ei ole mõtet siin praegu hakata kohe sulgusid avama, korrutama läbi ruutjuur 5 ja ruutjuur 2, sest me näeme, et praegu meil on väga ilus võimalus muru nimetajas, paneme selle siia kirja, muru nimetajaga taandada, sest 5 miinus 2 on 3 ja selle tulemusena saame murrust üldse lahti, jääb mul vastuseks 2 korda ruutjuur 5 pluss ruutjuur 2. Kas nüüd siin sulud avada või mitte, see on juba iga ühe maitse küsimus. Teeme ühe näite selle sama valemi rakendamise kohta veel. 1 jagatud ruutjuur x pluss ruutjuur y. Nüüd on mul sellest valemist teine tegur on olemas. Summa on olemas, järelikult laiendan vahega, et tekiks mul ruutude vahevalem. Laiendan ruutjuur x miinus ruutjuur y-ga. Ja muru lugejas ongi siis ruutjuur x miinus ruutjuur y, muru nimetajas nende samade liikmete summa ja vahe korrutis, see on siis esimese liikme ruut miinus teise liikme ruut. Ja nüüd selles ülesandes meil rohkem siin midagi taandada ega midagi pole mõtet hakata tegema, sest muidu me tooksime irratsionaalsuse muru nimetajasse tagasi, ehk teisisõnu siis vastus sellisele kujule jääbki. Siin tahaks tuua ühe sellise näite veel, et mitte ajada segamini nüüd 2 valemi või avaldise kuju. Siin on juurte summa, aga siin summa ruutjuur. Nüüd sellisel juhul, kui meil on tegemist summa või vahe juurega, siis siin aitab sellest irratsionaalsusest lahti saamiseks ainult sama viis, nagu me nendes esimestes näidetes tegime. Ehk tuletame meelde, et liidetavaid eraldi juurida ei saa. Ja nüüd, kui me siis selle sama ruutjuurega laiendame, siis me saamegi ruutjuurest lahti, sest tekib x pluss y ruudus ja oleme saanud oma avaldisele sellise kuju. Jällegi veel kord taandada siin rohkem midagi võimalik ei ole. Oleme juba irratsionaalsusest vabanenud ja sellega on ülesanne täidetud.